Kas teate, mis on põlevkivi? Põlevkivi ja kukersiit. See nimetust läbi Ida-Virumaalt, selle leiukohast Kukruse külast. See on umbes 450 miljonit aastat tagasi tekkinud, kui soodsatel aastatel ladestusid vetikamatid, mis segunesid savi ja lubimineraalidega. See koosneb mitte täielikult lagunenud orgaanilisest ainest 50–70% ulatuses ja mitte põlevast mineraalosast. Põlevkivituha keemiline koostis varieerub vastavalt leiukohale, kuid 1997. aastal andmetel domineeris põlevkivituhas kaltsiumoksiid. Ilmselt teate, et põlevkivist saadakse energiat. 2018. aastal kaevandati 15,9 miljonit tonni põlevkivi. Kuigi põlevkivist saab lisaks energiale päris palju asju, on sellega mitmeid probleeme. Näiteks kasutas vanasti maa kaevandamine, kaevurite tervist. Nüüdseks on 95% kunagistest kaavuritest käinud kopsuoperatsioonil ja paljude kuulmine võib olla keskmisest halvem. Tänapäeval kaevandatakse seda masinatega, seega ei kahjusta see enam inimeste tervist. Ekskavaator kaevandab põlevkivi. Põlevkivi läheb tehasesse. Aga mis siis õigupoolest see probleem on? Vaatame lähemalt. Põlevkivist energia tootmisel jääb üle tuhk. Selle tõttu hakkab suurenema põlevkivituhas mägi. Kuna keegi ei soovi seda kasutada, Mägi aina kerkib. Ning see on aina suuremaks probleemiks. Aastas tekib 5–7 miljonit tonni põlevkivituhka ning juba praeguseks on Narva tuhapealetel kogunenud 280 miljonit tonni tuhka. Meil on lahendus, kus me kasutame põlevkivi tootmisest ülejäävat tuhka tuulikute ehitamiseks. Me ehitame tuulikutele betoonist vundamendid, kuhu on sisse segatud põlevkivi tuhast tehtud tsement ja tuulikute juurde viivate teede alused segame läbi põlevkivi tuhaga, et teede alused oleks tugevamad. Teedeks kasutame materjali, kuhu on sisse segatud põlevkivi tuhka ja kavandamisest üle jäävat lubjakivi killustikku, mis muidu siseks kasutult mägedele. Juba toodetakse põlevkivi Portland tsementi, kus 30% on põlevkivi tuhk. Portland põlevkivitsemendist saab betooni. Ja sellest betoonist saame ehitada tuulikute, vundamendid ja nende mastide alumised osad. Me kasutame põlevkivi kaevandamisest ülejäävat lubjakivi killustik tootmiseks ja ehitamisest killustiku katte. Meie lahendus on taastumatute energiaallikate jääkidest ehitada taastuvad energiaallikad. Muidugi ei ole see ka kõige odavam lahendus, kuna ühe tuuliku ehitamine võib minna maksma kuni miljoneid eurosid, olenevad selle suurusest ja võimsusest. Aga miks on üldse vaja ehitada tuulikutele betoonist aluseid? See muudab tuulikut palju stabiilsemaks. Tänu sellele toodab see ka rohkem energiat. Betoonist tuulikud võivad kesta kuni 50 aastat, samal ajal kui terasest kastavad 25–30 aastat. Kui terasest tehtud tuulegeneraatorid võib ehitada kuni 80 meetriseks, siis betoonist saab teha ka üle 100 meetrised. Selle ehitamine võtab vähem aega ja ka parandustöid on vähem. Lisaks summutab ka see liigset heli. Kokkuvõtteks on need vastupidavamad, kvaliteetsemad, tuulikute jalgade ehitamisel mitmekesisem. Niimoodi vähendame meie keskkonna jalajälge ja teeme olemasolevast midagi kasulikku. Siis ei pea tootma tuulikute ehitamiseks enam uut materjali.